Ja kui me siis nii-öelda muudame selle õppija hästi sobivaks sellesse mingisse hästi konkreetsesse rolli, siis on küsimus, et kas see teenib teda lühikeses või pikas perspektiivis. Ja ma arvan, et see selles mõttes on ohtlik tee. See on tööandja ootus on see, et ma surun kätt, näitan, et vaadake, teie töökoht on seal, jõudu tööle ja kõik hakkab juhtuma. Selliseid kaasused on hästi vähe. Ja ma arvan, et mõnes mõttes tänu sellele, et töö muutub, inimesed on erinevad, inimeste oskused on erinevad, siis ma arvan, et me mõnes mõttes sellist seda onboardingut töökohal peame hästi tõsiselt võtma. Ka selleks, et mõista, mis on selle õppija taust, tema ressurss, tema oskused. Ja võib-olla see tööandja ühel hetkel saab aru, et tal oli küll, ta kandideeris ühele tööle, aga võib-olla nähaks hoopis ressurssi millegi muu jaoks. Ehk et see maailm läheb palju keerulisemaks. Et meil mõnes mõttes, kui me ka vaatame, et mille järgi inimesi tööle otsitakse, mis on töökuulutuste sisu ju, siis kui ma ütlen näiteks, ma ei tea, sekretäri otsin, siis meil on 10 erinevat organisatsiooni, 10 erinevat ootust sekretäri tööle. Seal on võib-olla mingisugune core, mingisugune tuum on, mis on sarnane, aga üldjuhul me palkame inimesi oskuste järgi. Meie organisatsioonile tollel ajahetkel on vaja mingid nagu oskuste komplektid. Ja ma arvan, et ka kutseharidus peab siin mõnes mõttes vaatama seda tööturu väljundit avaramalt. Ja on ja jäävad mingid väga traditsioonilised reguleeritud kutsealadel teatud ametid, kus me ütlemegi, et see kujund peabki olema perfektsuseni lihvitud. Ja siis meil teatud puhkudel me saamegi öelda, et me anname kaasa hulga oskusi, valmidusi, seal hulgas üldoskused. Et ma suudan õppida, probleeme lahendada, olla meeskondlik, koostöine. Me anname hulga oskusi kaasa ja nüüd ongi küsimus see, ja see on see kunsti küsimus, kuidas me selle inimese oskused paneme konkreetse tööandja juures tööle nii, et see töötegija on õnnelik ja tööandja on rahul. Sest et see on ka midagi, mida me kipume nagu noortele omistama, et nad või ette heitma, et nad ei ole enam need eluaegsed teenistujad. Nad ei olegi, sest nad tahavad, see ei ole ainult nii-öelda see, et see on kohustus. Noor tahab tööst tunda ka eneseteostust ja rõõmu ja selleks see dünaamika on sisse kirjutatud, aga sellega on hästi raske harjuda, sest tegelikult samamoodi õpetaja, kes tuleb täna kooli, see noor õpetaja, ta ei näe ennast eluaegse õpetajana. Ta võib-olla näebki, et ma teen mingi aeg õpetaja tööd ja kui ma otsustan, et ma tahan midagi muud teha, siis ma teen seda. Aga me oleme harjunud või üles ehitanud selle ootuse, et õpetaja elukutse on nii, et ma tulen noore õpetajana ja siis ma väljun meisterõpetajana, aga ma olen õpetaja. Ehk et kogu see maailm muutub nii palju, mis tõttu ma arvan ka, et me peame ümber mõtestama selle nii-öelda koorekihi või eliidi, et kes see on? Kas võib-olla ongi see, et ta on nii arenemisvõimeline ja omab niivõrd palju erinevaid oskusi, mille pinnalt ta on suuteline organisatsioonis ennast taas looma ja selle muutuva tööga kaasas käima. Ma arvan, et tegelikult on see hoopis see koorekiht, mida me peaksime taotlema. No sellega seoses tegelikult ju Tiiu sulle kohe üks küsimus, et kui noor täna vaatab, väga suur nagu selline polariseeru teema on see ülikool versus kutsekas, eks ole, et millegi pärast ülikooli nagu tõstetakse alati esile, et kõik peaksid minema ülikooli kõrget haridust saama, aga kui noor ei taha seda valikut teha ja tahab julge valiku teha nagu kutsehariduse suunas, et mille alusel või kuidas ta nagu otsustama peaks, mida valida üldse? Erialalises mõttes. Milline eriala valida, et ta nagu tahaks kutsekasse, aga samas kõik nagu kõrvalt ütlevad, et ülikool on nagu laiema põhjaga, nagu Triin räägib ka, et tegelikult nagu see, et noor ei peaks kartma seda, et kutseharidus nagu treib teda liiga kitsalt ühe nagu valdkonna jaoks, sest